Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja kõigi suureks rõõmuks, kõik juba ammu ootavad, ma tean, on meiega taas Toomas ja Toomasel taas põnevaid lugusid rääkida, nii et oma tegemistest ja asjadest. Elagu Valguse kanal! Elagu! Lõpuni välja. Just, absoluutselt. Ja. Ehk siis tahtsin natukene rääkida sellest, et eelmine kord ma rääkisin ühest hästi pirakast, meie mõistes võib-olla arvutist või serverist, mis kadus ära silmapiiri taha. Ja probleem tekkis siis, kui tulid uued parasiidid. Nad tulid 2 päeva varem, kui nad oleks võinud tulla, eks ju. Ja läksid sinna, mingid andmed nad sealt said igatahes. Ehk siis minu ja paljude teiste inimeste jaoks tähendab see seda, et need rünnakud, mis neil olid siiamaani, jätkuvad ka tulevikus, eks ju. Ja ma läksin ajas tagasi ja nii-öelda peitsin selle põleva kolossi teise dimensiooni, lükkasin ta sinna, lihtsalt katsin teise sagedusega, nii et teda ei olnud näha lihtsalt enam. Aga kuskilt mingisugusest andmebaasist ikkagi mingid andmed on lekkinud, eks ju. On olnud ikkagi juhuseid, kus rünnatakse samu inimesi. Ja ma mäletan, kui me ükskord ühe minu kliendiga hakkasime hävitama neid andmebaase, et siis lõpuks tema andmed nagu lõplikult kustutada ja me jõudsime kuskile 200 juurde. Siis mulle kanalist öeldi, et kuulge, aga laevades on ju ka. Oleneb siis kelle laevas, eks ju. Et see midagi kindlasti päästab. Ja need uued on sellised, nagu nad on, eks ju, ründavad ja on agressiivsed, hästi kiired. Ja siis, nagu ma eelmine kord ütlesin, neile mõjub hästi algallika energia. Et välgud ei toimi nii väga hästi. Siis, millest ma veel rääkida tahtsin. Aga siuke asi on, et võitlus praegu käib ja õnneks on neil alles enamus jumalaid, mis millegipärast olid eelmises partiis, kuidagi nad olid juba ära kulunud sealt. Nokkisin neid ükshaaval. Aga siis ma sain aru, et strateegiliselt on hea neid kätte saada. Mitte ühe käsuliiniga niimoodi võtta neid maha, vaid võtta kohe sinna ülesse ja seal on ju tohutu organisatsioon. Ma saan iga päev 5 aastaku plaani täis kohe nendest parasiitidest. Ja mis on veel uudiseks, on see, et ülekirjutamisprotsess, mis siiamaani muutis parasiidid päkapikulaadseteks toodeteks, on nüüd praegust muutunud ja nad ei muutugi päkapikulaadseteks toodeteks, vaid jäävad samaks, aga nad on jumalikud olendid. Ja see on, selles mõttes on perspektiiv, et kui neid on piisavalt palju, siis võib juhtuda see, mis juhtus meil vist oli aastal 2018 või 2017, kui Saksa ja reptiilide ühislaevastikust tirdusid 20 laeva, siis meid varustatakse või ei varustata elektriga, kuidas? Okei. Nii. See on selline Sansibari värk, et nad irdusid ju sealt laevastikust ja nüüd me tunneme neid ju valgete barettide nime all, eks ju. Et võib-olla seal omal sees, kui neid jumalikke olendeid tuleb juba piisavalt, siis kes teab, mis seal võib meile kooruda, on ju. Võib-olla tuleb kodusõda, võib-olla tuleb ülevõtmine, ei tea. Soov mõtlemine, on ju. Aga igal juhul. Siis oli iga aasta ma näen siin millegipärast neil on see nagu, kas on lemmikkoht või ma ei tea. Igatahes ma nägin ka seda 3
Atlast. 3 i. No ma seda ei näinud muidugi. Aga üks nende laevadest oli siin tõesti. Nad olid maskeerunud pilve sisse nagu ikka. Ja siis nad olid ka teistmoodi riides. Ma ei tundnud neid ära, tutvustasin ennast seal ja siis ja lõpuks ma sain aru, et need on ikka samad tüübid. Sellepärast, et nagu suu lahti tegid, olid samasugused hambad suus. midagi noh, väliselt ja vaatasin täitsa mingid, pole enne näinudki. Ja ma ei tea, miks nad seda tegid, ei oska öelda. Ilus, no niisugune hoopis teistmoodi disain, laev oli teistes värvides ja sisu kõik ja nii edasi. Noh, vaatasin, et ohoo, et mingisugused vist valguse poole pealt, aga ma eksisin jälle. Noh, selles mõttes, et meie praegust ei tea seda kõike, seda nii-öelda sügavamat mõtet, miks see üldse täpselt niimoodi on. Ehk siis universum oskab kunagi võib-olla sellele mingi vastusega anda, miks see täpselt nii oli. Ja minu käest küsitakse, miks need parasiidid üldse olemas on, kes annab loa, kes neid valmistab üldse. See universum annab loa nende eksisteerimiseks, muidu nad ei eksisteeriks. Ehk siis millegi jaoks need on vajalikud. Miks? Ei kujuta ette lihtsalt. Milleks samamoodi on meil ju sääsed, puugid, ma ei tea, põdrakärbes, eks ju. Kellel on vaja põdrakärbest? Ma ei tea. Mul ei ole keegi Põdral rääkinud, kuule, et mul on põdrakärbest vaja, kuule, ole hea, eks ju. Äkki põdral on vaja? Põdrale. Igale inimesele oma kärbes. Jah, igale põdrale oma kärbes, eks. Ja nii see on, et noh, meie floora ja fauna on ju toodud siia, eks ju. Kellelegi kuidagi, ma ei tea, või võtsid nad nagu kuidagi kotiga kaasa kõik korraga, ma ei oska öelda. Selles mõttes, et näiteks vesi meile ju transporditi ka ju läbi portaali. Ja sellise hooga, et tulid kaasa sealt ka need veealused tsivilisatsioonid. Nii et noh, ei tea jah, miks see täpselt nii on, miks oli vaja neid siia vedada, ei oska öelda. Meil siin kalu piisavalt endale. sellised uudised. Siis ma vaatan, mul on siin veel nii, vaatan, mis ma siin veel üles kirjutasin. On olemas sellised toredad asjad, mida ma alles nagu juurutan ja katsetan praegust ja on olemas kosmilised kristallid. Tõsi, nad ei ole sellised ilusad lihvitud nagu need asjad, mis sõrmusesse käivad. Aga nad on sellised üsna naturaalsed. Mina olen need näinud 4-kandilistena. Aga noh, ka vääriskivil on ju ikkagi, mida rohkem, mida nad naturaalsemad on, seda paremini on säilinud tal seal see looduslik taust, eks ju. Ja need ongi jah sellised, nad värvis muidugi vahelduvad, toonides vahelduvad, aga nad on jah sellised, nagu oleks tehtud niisugune liist ja siis tehtud mingid kuubikuid ja niisuguseid asju. Muide, püriit on üks selline kristall, mis kasvab kuubikuna. Nii et see on täitsa, teemant on ka, võib esineda kuubikuna. Ehk siis see on teatud sagedusega kristall, mis areneb kuubikuna ka maal. Viilima seda teemanti. Et jah, sellised asjad on olemas ja ma kasutan neid, hakkan kasutama. Need toimivad päris ilusti. Neil on neil tuleb anda, see on nagu emapuu energia, mis on puhastav energia. Tal tuleb anda ülesanne. Just, nii nagu päris kristallidel. Ja nendega on samamoodi, et nüüd sa lähed sinna ja teed seda ja just, täpselt. Et muidu ta on nagu kivi. Aga siis, kui ta saab ülesande, siis ta hakkab täitma seda ülesande. Ma kasutan täpselt sama põhimõttel või samamoodi seda. Aga ma ei tea, kus need tulevad lihtsalt kosmosest. No nad... Meteoriidid.
et jah, sellised uudised. Ja siis ma tahtsin veel öelda, et Eesti inimene on alati olnud sihuke tagasihoidlik ja suht kinnine. Et ka ma olen nagu, noh, ma saan aru, et kõigile, kuidas öelda, kõigile ei lähe kõik asjad korda, eks ju. Aga see ei tähenda, et ei peaks andma tagasisidet. Ja kui mina tagasisidet ei saa, siis ma loen, et kõik on korras. Kui kõik ei ole korras, siis võiks sellest teada anda, eks ju. Ikka juhtub. Et vanasti ma mäletan, oli ka olukordi, kus ma lihtsalt puhastasin inimest, panin energiat tagasi ja nii edasi. Ja järgmine päev tuli rünnak ja kõik tõmmati kogu selle vesi peale sellele tööle, eks ju. Et kindlasti on ka praegu selliseid juhtumeid, kus päevakene kestab ja siis, aga noh, siis ma tahaks teada jah, et kui see on niimoodi. Sellest ei ole nagu eriti mingit kasu. Ja midagi ma tahtsin öelda, aga Jääb järgmiseks korraks. Jääb järgmiseks korraks. Ja, kui praegust meelde ei tule. Ja see oli ka seoses klientidega midagi oli seal. Aga jääb järgmiseks korraks siis. Just läheb, jah. Ma saan aru, et pool aastat on möödas ja siis võib mida iganes seal vahepeal juhtuda nii endal kui kosmoses, kui astraalis ja nii edasi, nii edasi. Kuule, kui iga päev juhtub midagi, nii et see on loomulik. Iga päev asjad muutuvad ja ka ajaliinid muutuvad, kõik on pidevas muutumises, nii et pole ime, et see ka muutub. Okei, aga ilusat päeva ja aitäh, Toomas. Siis tänaseks on. Jah, kõik nähtud ja kuuldud ja järgmise korrani. Järgmise korrani.